Tere, kallis kuulaja! Oled tagasi tulnud kuulama podcasti Oh tantsuõpetaja. Täna on sinu kõrvadesse jõudnud 5 tantsuõpetajaks õppivat tudengit. Ütleme kõik tere. Tere! Ja 4 meist on ka siis tegutsevad tantsuõpetajad praegu. Ja täna me räägimegi õpetajast. Ja kohe sihukese sissejuhatava küsimusena lühidalt lihtne küsimus. Mis või kes on hea tantsuõpetaja? Hästi lühidalt. Eetrivaikus. Sissejuhatav. No me jõuame siin veel nagu süvitsi minna sellega, aga praegu lihtsalt esimesed mõtted, mis pähe tulevad. No ta võiks olla enesekindel. Ta võiks teada, mida ta teeb ja miks ta seda teeb. Nagu pädevusaste võiks olla pigem kõrge sellel alal, millega ta tegeleb. No selles mõttes, et tantsuõpetajaid on erinevaid, aga ta võiks olla ise huvitav sellest, millega ta tegeleb, mitte et ta teeb seda lihtsalt sellepärast, et peab tegema. Ja ka noorte või inimestega hea suhtleja võiks olla, sest muidu see lihtsalt ilmselt ei töötaks väga hästi. No kohe, kui sa niimoodi eksprompti küsisid, siis tuli mul selline vastus, et ma arvan, kui sa oled eelkõige hea inimene, siis sa oled ka hea õpetaja üleüldiselt. Mitte siis konkreetselt nagu tantsuõpetaja, vaid ka üleüldiselt õpetaja. Ja siit edasi liikudes, Kritten juba mainis seda natuke, aga et milline tantsuõpetaja on üldse pädev tantsu õpetama ja kas teie arust on praegu see probleem, et ei ole piisavalt pädevaid tantsuõpetajaid ja kes üldse on pädev tantsuõpetaja? Nagu tantsuõpetamisega Eestis eriti on see, et tegelikult tantsuõpetajaks võib hakata ükskõik, kes tahab. Et siin ei ole mingisugust nagu limiteeritust selles osas, et kui mul ei ole teatud siis nagu oskuste pagasid, mis näiteks peab arstidel olema, et arstiks hakata, siis et tantsu õpetamisel selles suhtes seda ei ole, et sa liigud ja nagu näitad asju ette selles suhtes, tehniliselt on see kõik ju jube lihtne, aga sinna juurde ju tegelikult, mille peale väga palju ei mõelda, käivad ka kõik sellised nagu anatoomilised ja pedagoogilised teadmised, mida sul kohe nagu niimoodi nipsust võtta ei ole. Aga tegelikult Eestis on tantsumaastik selle peale üles ehitunud, et inimesed lihtsalt võtavad kätte ja hakkavad tegema. Ja see on, ma kujutaks, et suurem osa tantsuõpetajaid Eestis vist pigem on sellised, kellel ei ole tantsupõhist haridust või nagu pedagoogilist sellist haridust, mis nagu mõnes mõttes võib olla hea asi, mõnes mõttes ka nagu väga halb. Sest ongi, et just minu enda arvamuslikult, et kui sul ei olegi nagu oskusi töötada erinevate kehadega, sest erinevas vanuses, erinevas suuruses, erinevas nagu staadiumis kehad töötavad täiesti erinevalt ja kui sul ei ole pedagoogilisi või anatoomilisi teadmisi, siis tegelikult sa nende kehadega tegeleda ei oska tervislikult. Jah, selline väike ränt. Ma olen ma olen nõus Kretteniga. Tantsuõpetajal peavad olema nii pedagoogilised kui ka anatoomilised, füsioloogilised, kõik need teadmised. Ja on väga palju neid, kes just, neil võivad võib-olla olla mingid anatoomilised ja need nagu kehapõhised teadmised, aga neil ei ole pedagoogika tausta absoluutselt. Ja pedagoogikat mul tunne on väga vaja õppida, sest et sa pead oskama suhtlemist õpilastega tervislikult, et sa ei traumeeriks kedagi, et suhted jookseksid sujuvalt ja asi nagu toimiks.
ja ma ei tea, kui ma vist ei ole väga kursis vist sellega, kui palju meil on mittepädevaid või pädevaid tantsuõpetajaid. aga kuidas sulle tundub nagu rahvatantsuõpetajate perspektiivist? Okei, sellega oleneb, mul on tunne piirkonnast oleneb, et mingites väiksemates kohtades on tihti see, et me tahame tantsu peale minna, sina oled kunagi midagi tantsinud, õpeta sina meile rahvatantsu. Või lihtsalt, et võetakse mingi inimene, kes umbes natukene tajub midagigiit ja siis tema hakkab tantsu õpetama. Ja no rahvatantsus tegelikult on ikkagi minu arvates ka väga oluline, kõik see kehahool, ma väga ise nagu üritan sellega tegeleda. Aga kuna meil on see tore rahvatantsujuhtide kool ja need koolitusprogrammid, siis tegelikult kui inimesed päriselt nagu hakkavad nagu rohkem tegelema sellega ja nagu päriselt tahavadki olla tantsuõpetajad, siis väga paljud ikkagi tegelikult osalevad nendel koolitustel ja käivad seal koolis. Ja sealt saab päris mõnusa põhja alla endale, kui sa oled algaja rahvatantsuõpetaja ja ka kogenud õpetaja. Mina näiteks tahaks küll väga minna sinna kooli, et ennast täiendada. Nojah, tegelikult on ju ka siis mitte rahvatantsuõpetajatel on ka see tantsuõpetaja kutsekoolitusasi, on ju, et see on ka ju saanud suht populaarseks õnneks, et ikkagi mingeid, et ikkagi päris suvaliselt ei minda õpetama, vaid ikkagi proovitakse ennast täiendada. See vist nüüd on ka tulnud selle põhjalt, et paljud asutused nagu nõuavad seda taseme paberit, et sa saaksid, et see on juba arenenud selles suhtes edasi, et sul on vaja tõestada, et sa tegelikult sa omad neid teadmisi ja sul on olemas see nagu oskus õpetada. Aga näiteks rahvatantsuõpetajana väga ei pea, sest mina tegin ka selle kutsetaotluse. Mul on 5. tase Eesti rahvatantsu spetsialiseerumisega ja seal on põhimõtteliselt niimoodi, et kuni su umbes treeningvideost ja portfooliost üleüldiselt nagu see näeb välja, et sa midagi saad hakkama ja kõige madalamal tasemel on see, et sul tegelikult võiks ka olla mingisugune mentor. Et ma tegelikult saan selle paberiga niimoodi, et ma olen tegelikult advokaat või matemaatikaõpetaja ja lihtsalt vahepeal lähen tantsin lastega. Aga seda saabki nagu taodelda ükskõik kes. Lihtsalt ongi see, et asutused, kui sa tahad nagu töötada päriselt tantsuõpetajana, asutused on nagu aina rohkem nõuavad seda, et sul peab olema ette näidata mingi paber. Jah, lihtsalt osasid pabereid on väga lihtne saada ja siis vahepeal, mitte et ma ei taha kindlasti öelda, et kuidagi see protsess oleks mingi vigane, lihtsalt, et võib-olla natukene vajab nokitsemist midagi. Ja võib-olla ma küsin siis, praegust tuli siuke küsimus, et mis sellest siis nagu juhtub, kui ei ole kutsepaberiga õpetajat, et tegelikult ju nad võiksid öelda vastu sulle, et aga ega kogemusest õpibki ja et siis saadki nagu hakkama, aga et kas sellest juhtub midagi, et meil on see tendents, et paljud ei ole nii-öelda pädevad siis? Nagu jah, kogemusest õpib, aga küsimus on selles, kui palju kahju sa võid teha sellel ajal, kui sa õpid sellest kogemusest. Nagu et need on kindlasti väärtuslikud kogemused ja iga õpetaja teeb vigu. See ei ole, keegi ei saa olla täiesti perfektne õpetaja, see on täiesti võimatu, kõik oleneb õpilastest ja kõigest muust ka, on ju. Aga sa saad vähendada seda kahju, mida sa võid tekitada. Täiesti, ja sa võid seda kahju tekitada iseendale teadmata, õpilased ei pruugi seda teadvustada, aga see on seal. Ja see on see, mida peaks nagu vältima. Arvan mina. Ma olen mõelnud selle peale, et huvitav, et mis see nagu korrelatsioon või tase on väljaspool Eestit, et kas on ka justkui nagu jutumärkides lihtne saada tantsuõpetajaks ilma siis selle vastava paberita. Ma mõtlen kõikide nende nagu välismaiste õpetajate peale, kus ma mingites workshopides, kus ma olen nagu käinud või osalenud,
et ma ei usu, et nad on nagu tantsuõpetaja haridusega, et nad on ikkagi tulnud kõik oma kogemuse pealt, kas siis nagu olnud tantsija või siis koreograaf ja neil on lihtsalt nagu hästi pikk õpetamise kogemus. Ja noh, ilmselgelt kui nad juba ka käivad nagu välismaal ja jõuavad Eestisse, siis tähendab, et nad on seda nagu kaua või noh, pikalt teinud, on ju. Et sellise kogemuse põhjal ma küll ei ütleks kuidagi, et see, kellel ei ole nüüd paberit, et ta oleks kuidagi kehvem sellest, kellel on paber, et kindlasti see kogemuse kasvatamine lõpuks korvab selle, sest et sa võid ju olla ka paberiga õpetaja, kes võib-olla ei praktiseeri seda, versus siis see, kellel ei ole paberit, aga ta praktiseerib seda, et see lõpuks, kellel ei ole paberit, aga ta praktiseerib seda, võib olla nagu palju pädevam ja tugevam see, kes ei praktiseeri seda, aga tal on see paber olemas, mõistad? See on, mulle tundub, et natukene selles mõttes paratamatu ka, et ma arvan, et mitte keegi meist, kes praegu töötab tantsuõpetaja nii-öelda tööpositsioonil, noh, et mitte keegi ei alustanud paberitega tantsuõpetaja kohast. Noh, et ega me keegi ei ole veel paberitega, no tuli natuke on. No muidugi ja muidugi kuskilt peab ju alustama, on ju, ja absoluutselt. Aga vist sõltub ka palju ikkagi inimesest, et kas sul on nagu nii-öelda õpetaja tööks sobiv iseloom, kindlasti palju saab ka nagu õppida, et keegi ei sünni õpetajaks, on ju, aga et need, kes ei ole nagu nii-öelda õppinud, siis kui sul on nagu sobiv iseloom ja sa nagu tahad seda teha ja sa oled kirglik selles suhtes, siis juba on nagu pool võitu. Ja pluss ma tahtsin veel öelda, et vist, ma ei tegi otseselt, et paberiga on halvem kui paberitta, aga et alati saab lihtsalt võtta teatud mingeid koolitusi, alati saab ennast mingites osades täiendada ja seda peaks tegema. Mõned õpetajad võiksid seda teha. Ja, et tegelikult isegi kui sa saad siin selle paberi kätte, siis see ei tähenda, et nii nüüd kõik, ma tean kõike ja ma oskan kõike, ma olen nüüd kõige targem, vaid nagu, et põhiline on vist see soov, et sa tahad ennast edasi arendada, et sa tahad olla parem. Ja üks võimalus on parem olla läbi selle, et sa teed selle nii-öelda paberi siis, või siis, et sa ise harid ennast. Aga teadmised on vajalikud. Jah, aga teadmised on kindlasti vajalikud, et seda teha. Mulle tundub, et pädev õpetaja saab olla või on see, kes teab enda nõrkusi ja enda tugevusi ja ei kasuta neid nõrkusi sel hetkel, kui ta ei tea, kuidas neid kasutada. Et sa siis harid ennast selle poole pealt, kui sul ei ole seda paberit, räägin siis praegu, puhtalt siis meie siin on ju, et kui sa tead näiteks, et ma ei tea, ma ei oska keha hoolt tegelikult, ma ei tea anatoomiast väga midagi, siis sa ei kasuta seda oma tundides nii palju, et sa ei tea, kuidas sellega tegeleda, kui kellegi tekib vigastus on ju, ühesõnaga vältida pigem seda ja siis arendada seda külge ja kui sul on need tugevused, siis rõhudagi pigem sellele, et ma ei tea, oskan teha sellist liikumist, seega ma annan seda edasi. Et sest et ongi, et me võime siin ideaalis rääkida, milline on pädev õpetaja, mis tal kõik olema peavad, aga tegelikult kes see hindab. Isegi kui me saame paberi, kes see hindab seda, milline on olnud meie see haridus sellele, et me saaks selle paberi. Et millised on olnud, ma ei tea, need õpetamismeetodid, kuidas meid on õpetatud, kes seda jälle hindab. Ja kui palju sa vastu oled võtnud ise vaata et see kõik on nagu, ma ei tea, ma küsin seda suht endalt pidevalt, et kas ma üldse olen pädev sellest rääkima siin praegu, sest et ma ei tea ju. Ma võin siin kõike rääkida, aga võib-olla täpselt samamoodi keegi tuleb, hindab mind tunnis, siis mina teen kõike valesti, on ju. Et ei tea. Standardid on väga erinevad, juba mingi see, et kas ma tegutsen ansamblis, kas ma tegutsen tantsustuudios, mis mu üldse rühma eesmärk on ja kõik nagu see õpetaja või kas ma käin andmas workshoppe, et see on kõik nii nagu erinev ja need pädevused on igal ühel
peavad olema erinevad Mhm. ja kõik siis see, et keda ma õpetan, mis vanus, blablabla. mul on natukene tunne selles osas veel see pädeva õpetaja suhtes, et kahjuks on nagu see, et Eestis on see nii-öelda see võistluskultuur hästi tugev, kui sa stuudios tegutsed õpetajana. Aga et kuidagi seal on kahjuks väga vähe ruumi sellele, aga mis minu arust on ka nagu pädeva õpetaja, pädeva tantsu- või liikumisõpetaja, siis vajalik külg on üldse nagu enne, kui sa hakkad mingit koreograafiat või tantsu vihtuma, üldse nagu tegeleda sellega, kuidas inimene oma nagu keha liigutab. Noh, et täpselt see, millest me eelmine kord ka rääkisime, et näiteks lasteaialastega, kuidas mitte nagu kükitada põlved sissepoole või noh, nagu, et kõik hakkab sellest nagu baasist pihta, eks ole. Ja mulle tundub ka, et see on mingisugune oluline asi, mis pädeval tantsuõpetajal või liikumisõpetajal võiks nagu olla olemas, et see nagu teadmine sellest ja kas siis esimeste tundidega mitte üldsegi puudutada võib-olla siis seda koreograafilist poolt, vaid lihtsalt tegeledagi nagu keha enda liikumise ja liikuvusega. Et mulle tundub, et see ehk siis pädev õpetaja on see, kes oskab tegeleda ka keha endaga vähe. No, et võiks selles mõttes jah, noh, olgu, või noh, sealt tuleb jälle see, et kui mul ei ole anatoomilisi ja neid füsioloogilisi teadmisi, kuidas ma siis tean. Mingisugune elementaarne mingi baas teadmine ikka on sellest. Sa tead ju, kuidas su enda keha Või liigub. siis, või siis uurid, guugeldad. Ma mõtlengi, et noh, et isegi nagu mitteteadlikuna füsioloogilistest ja anatoomilistest kehaosadest ja toimimistest, sa tead, et inimesed ei peaks kükitama põlved sissepoole. Noh, et see on Sa mingi... tead, et kui sa venitad ja on nagu väga valus, siis sa ei peaks niimoodi venitama. Midagi sa teed valesti. Okei, see oleneb, kus kohas sa õpid. Osades kohtades on väga halb. Aga jah, et sul on enda kehakas või katseta siis nagu selle peal mingeid asju. Või et kõik ei saa kõike. Mhm. Et keha eripärad, kõikidel on erinevad kehad ja kõik toimivad teistmoodi, et nagu... Ja sa ei saa eeldada enda õpilastelt samasugust sooritust täpselt nagu sinul endal on. Mulle tundub, et see moraal siit on praegu see, et peaasi, et see õpetaja lihtsalt ise tahab olla hea ja tahab ennast arendada ja tahab saada paremaks. Ja siis saab ju, isegi kui ei saa paberit, siis saab ise uurida nende teemade kohta ja avastada. Või teha, et sa oled teadlik. Või et sa oled teadlik sellest, et milline sa ise oled õpetajana. Ja mis on sinu tugevused ja nõrkused just. Aga liigume siis edasi. Teadlikkusest rääkides, siis räägime natukene õpetaja vaimsest tervisest. Ja kuidas õpetaja saaks selle enda vaimse tervise eest siis hoolitseda, sest tihti õpilaste vaimse tervise eest me hoolitseme küll ja oleme psühholoogi eest, aga kuidas ise seal kõige keskel ellu jääda. Ja küsin teilt, et kas teil on olnud mingeid selliseid hetki õpetajana, kui te tunnete tõesti, et no nüüd on raske ja tahaks minna nuttes koju ja et mis hetkedel siuksed asjad tavaliselt juhtuvad või kas teil üldse on siukseid hetki, võib-olla teil kõik sujub kergusega see töö või on olnud mingeid raskeid hetki vaimse tervise poole pealt? No nüüd ma muidugi kordan, mis ma eelmises episoodis rääkisin, aga võtan lühidalt. Et või noh, minu suur probleem oligi siis see, et paar aastat siis tagasi, et ma võtan hästi isiklikult kõike, nagu kõike, mis on siis seonduv ja et praegusel hetkel justkui olen sellest välja tulnud, et tean, et mitte nagu, et pigem siis läbi lasta, mitte endasse võtta ja oota, nüüd jooksis mõte kokku. Mis ma öelda tahtsin? Keegi võib peatada äkki, mul tuleb meelde. Minul on ikka ka olnud neid hetki, näiteks eelmine aasta oli, aga mul on tunne, et see oli pigem mitte isegi otseselt
mingi õpilastest tulenev asi, vaid minu enda nagu mitte enesekindlus siis asjas, mida ma tegin. Ja ma muretsesin, sest et oli kiire ja lihtsalt hästi stressirohke aeg ja pidi palju jõudma ja hästi tegema ja ma seadsin nagu väga kõrged standardid iseendale selle asja suhtes, mida ma lõin enda rühmaga. Et see oli kindlasti keeruline. Aga lõpuks oligi, et ma rääkisin tantsijatega või ma palusin neilt nagu mingisugust tagasisidet. Ma rääkisin enda juhendajaga, praktika juhendajaga siis. Lihtsalt rääkisin läbi need asjad ja sain tantsijatelt nagu väga positiivset tagasisidet, mis nagu mulle endale kinnitas, et tegelikult ma ei pea nii palju muretsema, nendel on tegelikult kõik väga hästi, et mina ise üksinda muretsen ja arvan, et kõik on hästi halvasti ja ma olen kohutav õpetaja, kes nõuab nendelt hästi palju. Aga tegelikult lõpuks ongi see avatud suhtlus ja ma saan teada, et tegelikult on kõik hästi. Aga alati ei ole kõik hästi. Jah, aga siis saadki selle peegelduse teada, siis saad teada, kas ma üksinda mõtlen enda peas selle hullumeelsuse asja välja või on päriselt ka halvasti, sest siis saad päriselt need otsused lõpuks vastu võtta, kuidas edasi minna. Sest kui ma ainult üksi enda peas muretsen ja ei räägi ühegi õpilasega ega ühegi enda kolleegiga, siis see on nagu vaimne allakäik lihtsalt kogu aeg järjest. Mul tuli sellega meelde, mis ma öelda tahtsin. Et ma ei taha öelda probleem, aga justkui on probleem. On see, et ma tahan kõike teha 100%. Kõik, mis puutub siis nagu sinna sellesse töösse, mis ma siis teen, tantsuõpetaja töö. Et kui ma võtan 80% peale, see juba on mulle nagu ei. Ja kui ma ei saa sellega hakkama ja ma ei saa anda näiteks 100% sellele mingile teemale või grupile või mis iganes, siis minul tekib see, et nojah, nüüd ma olen failinud, nüüd ma olengi halb tantsuõpetaja, nüüd on kõik halvasti. Jah, võt. Ja mingi enesekriitika on väga suur asi. Ja, aga väga tore, et sa oled sellest teadlik. Jah, ma olen vägagi teadlik endast. Mul on olnud mingid rasked hetked, need näiteks, mul on üks teismeliste grupp on ju ja mõni tund on ikka täiesti selline, et mitte keegi ei kuula mind, kõik ainult lobitsevad ja siis mul nagu kaob ka see motivatsioon täiesti ära ja siis ma ei viitsi ka nagu enam nagu vaielda nendega või korrale kutsuda ja siis ma just nagu kuidagi annan alla. Allan. Ja nagu lihtsalt kuidagi lülitan välja ennast sellest ja, aga õnneks nagu seda ei juhtu tihti, aga mõnikord on siuke, kus mul on, võib-olla endal on ka mingi halb päev olnud või midagi sellist. Aga mingid asjad veel, mis on minu jaoks kuidagi rasked, on kõik see nagu tunniväline osa, nagu lastevanematega suhtlemine, kostüümide otsimine, kõige vihkan, ei taha üldse tegeleda sellega. Et kõik see nagu pool tekitab palju rohkem stressi kui see, mis ma tunnis teen, sest seal ma justkui nagu nagu tean, mis ma teen omas elemendis, aga kõik see, mis puudutab seda nagu nii-öelda korralduslikku poolt, siis seal ma nagu stressan hästi palju. Ma vist nagu õpetajana ikka see käib üles-alla, et vahepeal nagu tunnid iseenesest toimivad ja vahepeal sa saad aru, et ikka üldse ei tööta nagu täna, ühesõnaga, et mingi päev on lapsed täiesti nagu peast täiesti sassis ja siis sa oled nagu, kas reaalselt ma elan mingisugused täiesti teises dimensioonis praegu, et see ei ole nagu, see ei tundu reaalsena, kui nagu mingid asjad nagu toimuvad tunnis. Aga nagu mul vist see nagu enesekriitika tuleb rohkem vist nagu sisulise poole pealt, aga materjali loomise osas, et sellega ma olen vahepeal rohkem pahuksis kui tundide enda andmisega, sest et mul on hästi kuidagi nagu selles mõttes kaootiline nagu loojana, kui ma just mõtlen koreograafia loomise peale, et see hästi nagu suvalistel hetkedel tulevad mingisugused inspiratsioonipuhangud. Kas ma istun autos või kas ma nagu jalutan mööda tänavat ja siis ongi see, et kohe pean muusikat kuulama, et kas ma nagu teen õigesti, sest näiteks eile ma proovisin olla saalis, kuulata lugu, seisin keset saali ja no lihtsalt ei ole, pea on täiesti tühi, mitte midagi ei tule. Ja siis lähed koju ja saad nagu mingi, no ikka nagu päris halb nagu on olla, sest et et tekib mingisugune nagu
et ma ei ole ka see tüüp, kes nagu hakkab pastakast välja imema asju. Kui mul ei tule endale nagu liikumine loomulikult või nagu kuidagi läbi improvisatsiooni, siis mul nagu ma ei suuda tegeleda sellega. Teeb ka lihtsalt ägedaid liigutusi, Jah. mis sa tead, et näevad ägedad välja No vot- Eestis otsa toppima. No mind häirib see, mind vist ennast häirib see rohkem, kui ma hakkan lihtsalt tegema, et et ma teen selle suure käe ja siis me hüppame kõik koos, noh, et nagu see lihtsalt tekitab minus endas mingisugust suurt ängi. Ja jah, eile näiteks oligi see, et ma jõudsin koju ja ma lihtsalt istusin ja mossitasin diivani pääst või nagu mingi lihtsalt nagu ma ei tea, mis saab. Lihtsalt kõik on kadunud, mitte midagi ei tööta, mitte midagi ei toimi. Noh, et nagu käib selline lihtsalt ketrab peas, on ju. Et ja tähtajad jooksevad. ja tähtajad Jaa. jooksevad, saad nagu jõuluvaheaeg tuleb ja siis on ainult jaanuar aega. Noh, et Jaa. see on mingi kuklas kogu aeg on keegi niimoodi nagu peksab rusikasse, nagu pead valmis saama kõik. Aga noh, see lihtsalt ei tule nagu kohe niimoodi, et nüüd on vaja. Nagu konveieri peal ma ei tööta, ma ei oska. Aga sa ei oska ka leida mingit viisi, kuidas seda siis rohkem tuletada või? Nagu see on, ma räägingi, mul ei ole mingit kindlat nagu mustrit või retsepti selle jaoks, et seda nagu avada endas, seda inspiratsiooni. Ei, see kindel ei Mulli. peagi olema, aga ei ole ka nagu mingit, noh, ma ei tea, mõtlen ülesande, las lapsed teevad, okei, sealt tuleb mingi kore jupp, No selles suhtes, et jah, ma olen niimoodi ka teinud. Praegu ma olengi nagu rohkem edasi läinud läbi selle, et ma ütlen õpilastele, et annan mingi ülesande, nemad siis teevad, siis ma sellega nagu töötan, mida ma kunagi tegelikult varem ei ole teinud, tavaliselt ma olen ise kõik välja mõelnud. Ja see on mingi uus asi, mida ma olen nagu proovinud, sest mul lihtsalt nagu tekkis see, et eriti kui on meil on nüüd suurem koormus ka, siis lihtsalt nagu aju on täiesti tühi. Yeah. Ei tööta, mitte midagi ei tule. Ja sa oled nagu, no jah, istud 2 käed taskus seal õpetajate toas ja lihtsalt, et vist ei lähe võistlema see aasta või noh, et jah, ja siis ma olengi täpselt seda sama asja kasutanud, et ma olen nagu läbi õpilaste siis ka mingisuguseid asju nagu proovinud leida ja ka proovin lihtsalt koha peal improviseerida, mis ka nagu vahepeal töötab, vahepeal ei tööta. Aga jah. Impro ei tööta kunagi minu puhul. No vaat, ma kuulsin, et niimoodi tehakse ja siis ma korra proovisin. Aga sul ei jää pärast meelde ühtegi Ei, aga õpilastel jääb, nii et mul on nagu selles mõttes hästi. See on väga huvitav, peaks ka proovima. Aga Kristin? tahad ka mõtteid jagada? Sa küsisid neid hetki, mis nagu viivad errorisse. On ju? Jah. Vist midagi taolist, mis sa Riia mainisid, et kui nagu, et sa pakud tunnis midagi välja ja õpilased üldse ei võta seda vastu. Et jah, kas siis omavahel nagu jutustavad või mõtted on täiesti mujal. Et seal on 2 varianti nagu, et kas see tõesti, see ülesanne ei ole nagu neile, et võib-olla on liiga lihtne, võib-olla liiga keeruline, või siis ongi selline päev, kus on hästi palju emotsioone ja tahadki jagada ja jutustada ja tegeleda millegi muuga. Aga jah, et kui õpilased on justkui nagu minu peeglid, siis et see tekitab siis küll trotsi, kui see, mida ma pakun neile, ei võeta nagu vastu, nagu tühistatakse ära. Et siis nagu see motivatsioon kuidagi võib langeda, et üldse edasi minna, aga eks seal ole ka neid mingeid oma nippe ja trikke, et kuidas siis seda tähelepanu saada ja kindlasti peadki olema paindlik sellises olukorras, et see nõuab nagu sellises hetkes kohanemist või. Ja et mõni õpetaja suudab ju ülihästi enda kasuks pöörata selle, et kui lapsed on selles jututujus, et kuidas ma võtan siis selle energia ja nagu siis modifitseerin selle selleks energiaks, mida mul vaja on. Et see on küll, ma nagu, ma tahaks väga osata sellist asja teha. See oleks ülivinge. Aga jah, ma nagu mäletangi, et see praktika, mis ma tegin, see on ainukene nii-öelda nagu pikemaajaline õpetamiskogemus on ju Viljandi gümnaasiumis, et siis ühel hetkel ma tõesti nagu ütlesin neile, et ei pea siia tulema, et see on nagu vabatahtlik, et ma ei taha nagu sundida neid noori seda tegema, kui neil tõesti ei ole soovi seda teha
ja et mina ei pea nagu iga kord motiveerima ja ütlema, miks see on lahe või seda nagu promoma, on ju. Aga peale seda kõne nagu kunagi keegi tulemata ei jätnud ja et võib-olla see oli lihtsalt selline nagu päev ja mina olin kuidagi sellises meelestatuses, et ma kuidagi ütlesingi need asjad otse välja, on ju. Ja samas ma propageerin väga ka ausust enda ja õpilaste puhul ka, aga jah, et mingisugune need tekitavadki trotsi, kus sa tunned nagu, et õpilased vist ei võta vastu või ei ole kohal sinuga koos siin selles ruumis. Ja seal tuleb ka see, et või noh, mis on hästi frustreeriv ka, et kui õpilastel ei ole nagu lugupidamist sinuga õpetaja vastu, vaid samamoodi nagu me eelmises episoodis ka rääkisime, et tekib see, eriti siis, kui sa oled nagu mingisugusel sõbra tasandil oma nagu selle grupi või nagu nende inimestega, et see, kui kuidagi kaob ära see lugupidamine õpetaja vastu, siis on nagu selles suhtes võimatu nagu töötada ka. Ja see on mingi hästi konkreetne reegel näiteks, mis minul on tundides, mida ma tavaliselt ka uute gruppidega ütlen kohe ära, et et mina räägin, siis sina kuulad, sest et see on viisakas. Lihtsalt kui sina räägid samal ajal kui mina, siis et sealt ei teki seda austust, jah, respekti tahtsin öelda, aga me oleme siin eesti keeles ikkagist. Jah, et see austus kaob ära selle koha pealt, et lastega on hästi nagu naljaks lihtsalt mingisuguseid näiteid tuua, et panen 2 last rääkima, siis hakkan lihtsalt vahel segama sinna, ja nii edasi. Sest muidu nad lihtsalt ei suuda nagu hoomata seda, et kuidas see interaktsioon tegelikult nagu minu jaoks välja näeb, on ju. Ja see tegelikult ei ole isegi lõpuks see, et neil ei ole austus sinu vastu, sest kui nad segavad vahele, siis tegelikult neil ei ole austust kogu selle tunni ja teiste õpilaste vastu ka, sest et see nagu segab tegelikult kõiki lõpuks. See ei ole ainult sinu, kelle elu nad keeruliseks teevad, on ju. Aga absoluutselt. Ma ütleks ka seda, et kui õpetajana sind häirib, et keegi siis segab vahele tunnis, on ju, või sinule vahele, siis mõtle ka selle peale, kas sina segad teisi ka vahele tegelikult. Et kui sa oled mingis muus grupis üldse, mitte tunni nagu siseselt, vaid ma ei tea, saad mingi muu grupi kokku, et kuidagi endas ka näha neid vigu või, et kas sul on see olemas, et see, mida sina taotled, et sina ei käituks vastupidiselt. Ja siis tihti see, mis meid kõige rohkem närvi ajab, on see, mida me ise nagu väga alateadlikult ja see mind väga teeme. häirib üldse inimeste puhul. Siit on väga hea edasi minna minu järgmise küsimuse juurde. Et kui palju üldse peaks tantsuõpetaja siis välja näitama oma emotsioone ja olema aus oma emotsioonide osas, et kui teda tõesti häirib, et keegi ei kuula, siis natuke saabki pahaseks. Sest et meil oli ülikooli 2. aastal käisime Tartu Ülikoolis võtmas siis ühte õppeainet koos siis teiste pedagoogideks õppivate tudengitega Tartu Ülikoolis. Selle aine nimi oli suhtlemine ja tagasiside haridusorganisatsioonis. Ja seal ma mäletan, et oli üks tund, mis läks väga kõvaks aruteluks läks seal, sest me õppisime sellist asja nagu kehtestav mina sõnum. Mis siis on? On olukorra objektiivne kirjeldus, mis on selle mõju või tagajärg ja kuidas see sind tundma pani. Ehk siis näiteks, kui õpilane käitub nii-öelda halvasti, siis sa ütled talle, et sa praegu jooksid ringi, see segas teiste tunnile keskendumist ja sinu ka ja see pani mind tundma, et minu tegevus ei ole austatud. Mingi siuke näide on ju. Ja ma mäletan, et seal tekkis hästi suur arutelu seal tunnis selle üle, et Greten eriti oli seal kõva häälega. Mind ajas närvise. Ja et kas üldse õpilast peaks kottima see, et mida see õpetaja tunneb või et kas seal on vahet, et ma ütlen talle, et mul on praegu kurb, et sa ei kuula mind või et kas sellest üldse sõltub midagi, et nüüd, kui meil on natuke rohkem kogemust juba, et kuidas teile nüüd tundub, et kas peaks näitama välja oma emotsioone või kui palju peaks õpilastele näitama, et kuidas nende käitumine või tegevus sind tundma paneb. Ja mitte ainult halbu emotsioone, aga positiivseid emotsioone üldse. Tunnen, et
oleneb, mis vanuses õpilased sul on nagu kõigepealt, kust sa võtad selle skaala, mida ma näitan välja ja kuidas ja kui palju, on ju. Mina saan rääkida ainult enda kogemusest, et kui mul on noored täiskasvanud inimesed, siis kõik, mis ma välja näitan, on ainult nagu teretulnud. Kui ma lähen tundi, ma olen haige või ma olen väsinud, ma alati annan selle kõigile teada, ütlen, et kui mina täna ajan segast juttu vahepeal, siis parandage mind. Nagu see on kõik, palun tehke seda, sest kõigil on niimoodi lihtsam. Kui mul on hea tuju, jällegi ma väljendan seda, ma olen tunnis, võib-olla kiidan rohkem ja teen rohkem mingisuguseid üleüldisi nagu märkuseid. Aga ma vist muidugi, ma ju ka ei pahanda või no ma ei lähe endast välja väga kunagi. Aga kui ma ikka kellegi peal on närvis, ma tavaliselt ütlen selle välja, aga lihtsalt inimlikult, viisakalt ja inimesed saavad aru ja kuulavad mind. Et ma tunnen, et enda vanustega või endast vanematega ja lihtsalt nagu juba mõtlevate inimestega, see, kui sa oled avatud õpetajana, sa saad ka vastu selle sama emotsiooni, et ei ole mõtet panna ka kõiki neid negatiivseid emotsioone kuskile luku taha ja neid mitte üldse õpilastele kommunikeerida. Sest et jällegi, nagu ma eelmine kord ka mainisin, et sa tood lihtsalt iseennast samale tasemele, et me oleme kõik tegelikult inimesed lõppude lõpuks. See, et mina siin ees seisan ja räägin teile mingeid asju, teie kuulate mind, see on lihtsalt see nagu järgmine kiht seal. All on ikkagi see, et sa võid mulle rääkida, ma võin sulle rääkida ja asi toimib. Aga lastega ilmselt on teistmoodi ja noortematega. Kui rääkida emotsioonist, vist ju küsimus oli, või mis sa mõtled tunnete väljendamisest või mis sa... Emotsioon, tunded, sama sõna. Emotsioon, tunded. Mina, olgu, kui siis on tunni alguses ja tunni lõpus, aga muidu üldiselt see on, mulle tundub ebavajalik info neile, kui mina hakkan mingit emotsiooni tooma üles või oma tundeid kuidagi väljendama, sest et siis see töökeskkond mulle tundub vajub ära, et me võime, sellepärast ma alguses küsingi, kuidas teil läheb, siis nemad tavaliselt küsivad mund vastu, see on ära ja lõpus kas siis avaldan, et näiteks minu arust see läks väga hästi või see oli see, aga tunnisiseselt ma ei kasuta seda. Jah, vot. Mul on üks tore näide selle sama asja osas, käisin ühel täiendkoolitusel just hiljuti siin oktoobris ja seal käis rääkimas üks välismaalasest tantsuõpetaja, kuidas siis tema nagu et seal oli mingi üks segment seal vahepeal, millest rääkis, oli õpetaja ja tema jaoks oli see, et õpetaja peab olema alati super rõõmus ja super eeskujulik kõikidele oma õpilastele, et maailm on kõige parem ja toredam asi ja et ühesõnaga, et ka vist võib-olla selles suhtes, et seesama tunni nagu siis õhkkond ei vajuks alla selle tõttu, et treeneril on mingi nagu mure endal või nagu, et tal on mingisugune, ma ei tea, halb päev täna või midagi sukest, on ju, mis seal, kui ta seda nagu selgitas, et ükskõik, mis iganes sul viga on, sa ei tohi seda välja näidata, mitte kunagi, mitte ühelegi õpilasele. Et see oli see, mida tema seal nagu portreeris lihtsalt selles osas, et ala mingi, lõpukokkuvõttes ma olin lihtsalt nagu mingi, et aga nagu sa päriselt inimesena, tegelikult sa ei ole selline robot, kes on kogu aeg tore ja vaata. Aga see ei peagi kogu aeg olema ju. No vaata, aga oligi see, et sealt tuli see, et sa pead olema kogu aeg selline. Sa pead olema kogu aeg see motivaator, Ta mõtleb tunnisiseselt, mitte see, et sa inimesena kogu aeg oled robot. Ei, ta rääkiski tunni sees, sa pead olema see nagu mingi kogu aeg. Ja siis ma nagu mingi, et ma ei ole nagu täiesti nõus sellega, ma saan aru et sa ei tule oma nagu probleeme valama välja nagu oma õpilastele, et et mul nagu läksin lahku ja mul on nagu pea nagu, ma ei suuda nagu täna mitte midagi teha. Et see ei ole see, millest ma räägin, on ju. Aga lihtsalt nagu kui ongi need alguseringid, on ju, või kuidas kes iganes alustama tunde, kui sa oled nagu mingi, et et täna on minu tase selline, kus teil on, seesama, mis sa küsid, et kuidas teil see on ju, täiesti loogiline. Nagu, ja sealt juba tuleb välja see, et kas sa ei saa olla 110% kogu aeg. See on võimatu. Või minu jaoks ei ole nagu tervislik. See ei ole autentne, see ei ole loomulik ja see ei ole inimlik. Sa nagu mängid mingisugust teist inimest. Ja siis kogu see siirus ja asi, mis tegelikult õpilastel puhul nagu väärib sinu austuse.
sa tegelikult tühistad ära selle. aga mõne jaoks ongi see loomulik, kui sa oledki hästi rõõmus ja selline nagu see, kes teile koolitust andis, võib-olla tema ongi, see on Aga see on tema ka- jaoks loomulik. see on ka mask. Jah. see on ka aga mask ma ei kindlasti. tea, Kogu aeg ei ma ei saa annaks rõõmu. hinnangut niimoodi. Ja pluss see, et mulle tundub, et see on ahelreaktsioon selles mõttes niikuinii, et kui sina annad mingit emotsiooni tunnis, näiteks, et mul oli või no ütledki, ma olen väsinud ja noh, tegelikult pea valutab ka, et siis see annab juba õpilasele mingi muu informatsiooni, mis tegelikult on ebavajalik, sest et tema tuli sinu tundi, tema on valmis tegema ja kui õpetaja on selline, et noh, et no ma selles mõttes ei tea, kas ma nagu hakkab mingeid vabandusi leidma, siis mulle tundubki, et siis see rikub ka tema töö ära, sest et sa ei tea, mis tema elus toimub täpselt samamoodi, et mulle tundub, et see on mingi ahelreaktsioon, mis läheb. aga kui sa oled professionaalne, siis ja sa väljendad seda, et näiteks sul valutabki praegu pea õpetajana või et sul ongi praegu menstruatsioon, sa selles mõttes nagu oled läbipaistev oma õpilastega, aga ja väljendades seda, mis situatsioonis sa praegu oled, aga sa jääd professionaalseks, sest sa tuled ja teed seda asja, mida sa oled tulnud siia tegema. Ja sa teed seda nii hästi, kui sa saad ja seda teha. mis mulle väga meeldis, kui meil oli Rutaga see intensiiv on ju. Iga tund me minu arust alustasime ja lõpetasime nii, et kus me oleme nagu 10 pallisüsteemis on ju, ja Ruta samamoodi jagas seda. Ja seda oli tore näha, kuidas nagu ikkagi valdavalt nagu tunni lõpp oli erinev sellest, mis ta oli alguses ja selle alati oli nagu ikkagi kõrgemal, mis on tegelikult ju tore, et me ühiselt koos liigume, me jõuame, me kasvame kuskile paremasse kohta, kui me olime alguses. Ja samamoodi, et see juba viib inimesi kokku, ahah, ma tean, tema on kuskil 5 peal, tema on 8 peal, ta ei ole maganud, on ju. Jah, see info võib olla mulle minu toimimises nagu ebaoluline, mis sina oled või õpetaja on, aga see toob meid kokku sellesse ruumi ja justkui annab mulle märku, et ma ei hakka seda inimest torkima või nõudma, näiteks kui me oleme mingisuguses paaris ülesandes ja ma näen, et sa ei ole oma praegu 100% ja ma ei eelda või ei hakka sinult nõudma ka seda, sest et sa ütlesid või andsid märku, et täna ei ole nagu, et sa ei ole nagu 100% täna, on ju. Aga kui me räägime lasteaialastest, siis neid üldse ju koti, kui sa ütled, et kuule, mul pea valutab täna. No, et see ongi see, et esiteks siis võib-olla selle küsimusega siis panna paika, mis vanusest me räägime ja mis jah, ühesõnaga. Aga räägi lastest siis, sest mind väga huvitab. Räägi lastest, okei. Et nagu seesama küsimus, et kui palju sa näitad emotsiooni välja või mitte ja kuidas sa nagu seal tegeled, kui sul endal ongi näiteks väga halb päev või väsinud või mis iganes. No, või kui sa närvi lähed nende peale? Närvi ma ei lähe nende peale. 2 varianti on, kui mul on, no selles mõttes, et kui vist see on nagu fakt, et kui sa tegelikult tunned nagu vaimselt väga halvasti mingi päev, siis võtta see paus, leia asendus või jätta tund ära, sul on see nagu õigus seda teha. Seega, kui sa lähed kohale, siis sa pead olema valmis selleks, et nende poolt võib mida iganes tulla sulle vastu, on ju. Ja mina selles mõttes, ma ei tea, ma tavaliselt, mis ma õpetan olengi, ma olen konkreetne ja ma ei lase nende emotsioonil mul üle võtta ja mina ei jaga neile ka oma emotsiooni otseselt. Lõpus küll ütlen, et noh, et mis te arvate, kuidas tund läks, siis 3-4 aastased on võimelised rääkima sellest. Ja siis ma ütlen ka, kuidas minu arust tund läks ja me lähme lahku. Noh, selles mõttes. Jah. Mina ikkagi arvan, et Okei, mina ikkagi. Mina ikkagi arvan sellist asja, et ja ei pea nagu kogu oma elu muret õpilaste peale kallama, on ju. Aga et mingitel hetkedel ikkagi see ausus on nagu oluline, et sa väljendad oma emotsioone. Isegi ma olen 3-aastastega ka, noh, et võib-olla kui ma olen natukene pahane nende peale, et nad natuke palju jooksevad, siis no ma ei karju, aga üldiselt, aga ma jään vait, siis nad ikka saavad aru, et nüüd õpetaja on pahane, aga siis on tore, et nad alati on ka, et õpetaja on tasa, me peame ka nüüd tasa olema. Aga et ikkagi mingi, et neile jõuab ka kohale ju see, et õpetaja on ka inimene, mitte lihtsalt see robot seal ees, on ju.
aga kindlasti ma väljendan seda, kui ma olen rõõmus. Näiteks kui mingi tants sai valmis, siis ma alati hüppan ja kargan seal ees ja karjun, sest et see on väga rõõmus hetk alati. Ja mulle tundub, et see ju ka motiveerib õpilasi, kui nad näevad, et õpetaja on rõõmus selle üle. Tahate juba vastu öelda? ei, Keiti tahab midagi väga pikka aega öelda. Aga et kindlasti ei pea see emotsioonide väljendamine olema nagu noh, et ikkagi me oleme seal, et teha tööd ja et õppida, aga mingitel hetkedel mul on tunne, et see ausus ikkagi tekitab sellist ühendust õpilase ja õpetaja vahel ja nagu mõlemapoolset lugupidamist ka rohkem. Aga täiesti oleneb olukorrast ja täiesti oleneb asjadest. No vaidle nüüd mulle vastu. See oli maailma pikim ei, ma ei lause. tahtnud vaielda, ma lihtsalt tahtsin öelda, et on 2 eri asja, millest me praegu räägime. Sellest, et millisena mina tulen sinna tundi ja mis on minu ennem see emotsioon või olek või see, et mis juhtub tunnis ja kuidas ma sellele reageerin. See on 2 eri asja praegu räägime. Seda tahtsin just öelda. Sellepärast siin ongi nagu mõtted läinud nii mõlemasse suunda. aga ma arvan, et samamoodi nagu õpetaja saali või klassi ees ei ole robotid ka need õpilased, ehk siis mis ma tahan öelda on see, et me oleme empaatilised olendid ja tegelikult õpilased tajuvad ära, mis olekus või tujus sa oled. Kui sa oled reserveeritum ja kuidagi tõrksam, siis õpilased tajuvad seda, et sa ei anna praegu nagu, sa ei anna kätte ennast või. Ja samamoodi, kui sa oled nagu rõõmus, on ju, siis ma arvan, et see energia nagu nakatab ja õpilased on selle tõttu ka rõõmsad, on ju, kui sina näitad seda rõõmu välja, on ju, et ma arvan, et kuna me oleme empaatilised, siis see energiavahetus on nagu nii vahetu, et paratamatult nagu minu energia võib kanduda õpilastele ja õpilaste energia võib kanduda minule. Aga jah, seal on vist see ka, et kui sina juba väljendad oma emotsioone, siis sa ei tohi, et siis õpilastel on ka õigus selle jaoks ikkagi, et see on nagu vastastikune. Siis hakkame vaikselt otsi kokku tõmbama, aga viimaseks küsimuseks veel, et kui on olnud õpetajana teil mingid raskemad hetked, siis kust te olete saanud tuge või kust võiks saada tuge? Kas te olete saanud seda institutsioonist, kus te töötate või kas Tuuli enne rääkis, et ta küsis õpilastelt tagasisidet mingi hetk või et kust te olete saanud tuge või kust võiks saada tuge, kui on raske õpetajana? Ilmselt kõige rohkem omavahel jagades, nagu kas kolleegidega või siis ka teiste tantsuõpetajatega, nagu sõprade, tuttavatega, no keegi, kes kuidagi nagu mõistab ja saab aru sellest samast nagu olukorrast võib-olla, milles sa oled. Vahepeal aitavad ka täiesti, kui jagada täiesti võhivõõrastele inimestele nagu sellest nii-öelda oma sellest töö ja tantsuõpetaja mullist väljaspool, ehk siis nagu ala mingi, ma ei tea, su enda elukaaslane, keegi mingi lähituttava, kes ei ole nagu otseselt seotud sellega, vaid noh, et näeb mingisuguseid teisi nurki mingitest olukordadest, mille peale siis võib-olla ei mõtle ja oskab pakkuda võib-olla teinekord paremaid lahendusi kui mõni tantsuõpetaja või tantsuõpetusega tegelev inimene. Aga jah, ilmselt nagu lihtsalt jagades ja siis ma ei tea, reflekteerima on see sõna vist. Reflekteerides, kas no ise otseselt ei reflekteeri, no peas ikkagi analüüsin, aga nagu siuke mõtete põrgatamisest ma ütleks vist minu jaoks. Mina helistan oma emale aga alati, aga ta on ka mul number 1 inimene, kellele ükskõik mis probleemiga mul on, siis ma temaga räägin. Temalt mina saan vist kõige rohkem tuge, sest et ta teab, milline mina olen. Tantsust ja tantsu õpetamisest ei jagada väga midagi. Okei, tantsust jagab ikka, aga noh, et õpetamine on tema jaoks väga võõras. Ja siis see ongi kuidagi siukene hea kombo sellest, et tal on see väline pilk, aga samas ta teab, milline mina olen, ehk ta oskab seda minule mingisugust head nõu anda. Ja siis jah, kolleegid.
mitte et mul oleks praegu väga palju olnud mingisuguseid muresid või probleemkohti, aga et mul näiteks praegu nagu see treener, kellega ma jagan rühma, et ta on natuke nagu mu mentor ka, ehk see on praegu nagu hästi mõnus, et lihtsalt mingid küsimused, igapäevased asjadki. Ma saan temalt alati mingi vastuse ja tuge. Ja ma tunnen, et kui ma töötaksin institutsioonis või näiteks mingis stuudios või näiteks üldhariduskoolis oleksin mingi tantsuõpetaja, et siis ka see kolleegide ja mingi juhtkonna nagu valmidus olla minu jaoks olemas peab olema seal. Kui ma ei saa nendega rääkida ja nendele rääkida muresid, siis see ei saa ka toimida. Sest et see on selle institutsiooni sees olev mingisugune error. Ja kui seal ei saa omavahel rääkida ja tegeleda asjadega, siis on väga pahasti minu arvates. Paha. Jah. Ma ütleks ka, et kolleegidega rääkimine on väga tore. Aga üks üllatav koht, kust ma olen ka saanud tuge, on Instagrami reelsid. Sest et minu algoritm viskab mulle hästi palju nagu õpetajate teemalisi reelse ette, kus nagu tehakse nalja natuke õpetaja tööraskuste üle ja see on nagu siuke tore, et läbi huumori kuidagi teha nende raskuste üle nalja ja näha, et nagu, et see ei ole ainult minu mure, vaid nagu, et kõik õpetajad jagavad neid muresid, ükskõik, kas sa oled tantsuõpetaja või matemaatikaõpetaja, et mingis mõttes mured on ikka sarnased. Et see on nagu olnud tore. Siuke huumor aitab. Ja kindlasti ka, et leida hetki, kus sa ei tee tööd ja kus sa ei mõtle töö peale. Need on ka väga vajalikud hetked. Kui see on võimalik ennast vahepeal tööst välja lülitada, siis see on väga kasulik. Ma kaob hääl ära kogu aeg, kui ma ei räägi, aga ma ei taha kogu aeg rääkida. Ma enamjaolt olen iseenda tugi. Independent woman. Aga kas sa tunned puudust? Et ei ole kedagi teist või kas sa ise ei otsi või? Ma ise vist pigem ei otsi, et jah, ma olen nõus sellega, et kolleegidelt saab aga vist lõpuks ikkagi see läheb vist enda juurde tagasi, sest et sina ju saad täpselt aru, mis sina tunned ja kuidas seda olukorda näed, et kuidagi, et kuidas ise sellest siis välja tulla, et sellega tegelen ma tavaliselt ise, jah. See on selles mõttes vist nagu paratamatu ikka, et jah, et ma räägin kolleegidega või tuttavatega, aga lõpuks otsustan ikka mina, kuidas ma selle tegelen. No Jah. aga jagatud mure on ju pool mure. Nagu unloadida natuke. Ka ikkagi vist kolleegid, millegipärast tahaks öelda, et vanemad kolleegid, kellel on nagu rohkem kogemust ja elutarkust, mitte et oma vanustega ei võiks jagada, aga mul on tunne, et oma vanused võib-olla mõtlevad ikka kuidagi nagu sarnasemalt versus siis keegi vanem kolleeg, kes võib mõelda kuidagi nagu oma kogemuse pealt teisiti. Ja palju nõu tuleb ju hästi tihti enda mätta otsast ikkagi. Ja mingi, et mina olen kogu aeg niimoodi teinud, minu jaoks see töötab üli hästi, tee sa ka nii. Noh, et ma võin seda enda õpilaste peal teha, see ei tööta mitte kunagi. Et selles kaine mõistusega tuleb ka igasugust nõu ja abi vastu võtta. Ja. Isegi kui see tuleb väga kogenud kolleegilt või mu sõbrannalt või mu emalt. Ja vist pigem see ka, et ise otsida neid lahendusi või. Et ei peagi olema kindel lahendus ja see nüüd töötab lõpuni, vaid et proovidagi erinevaid läbi ja küll siis see sinu jaoks kujuneb võib-olla mingi segu mingitest asjadest ja siis see ongi sinu lahendus nii-öelda. Väga ilus lõpumõte siia punkt tänasele episoodile. Aitäh, et meid kuulasid ja kuuleme juba järgmises episoodis. Tšau! Tšau! Tšau, tšau!